Tere hommikust! Täna on minuga siin stuudios minu väga head sõbrad Teele Viira, kes on loomulikult laulja nagu minagi ja siis on meil siin ka üks tähtis produtsent Martin Heinla. Tere! Väga tähtis. Just. Tema on meid kõiki ühele plaadile saanud just mõned kuud tagasi, nii et vaatame hiljem, räägime sellest ka. Mis me tegema hakkame? Täna siis teeme itaaliapäraselt ja alustame antipastist. Ehk siis bruschettadest. Mis on siis itaallastele väga klassikaline ja nii hommiku, lõuna kui ka õhtusöögi jaoks võib seda nagu alati teha. Sa räägid seda nii nagu kindlameelselt, et sa nagu oleks sellest nagu rohkem kuulnud või teadnud või õppinud? Jaa, 2009 ma kolisin Itaaliasse aastaks ajaks, töötama siis noorteprojektidega ja oma vabal ajal ma võtsin Itaalia köögitunde. Väga tubli. Aga vaatame, kuidas sul see, kas sul on rooste läinud need oskused või mitte, nii et millest me alustame? Mis me tegema peaks? Jaga ülesandid. Kõigepealt siis võtame tomatid. Mina võin tomatid võtta. Tomatid, okei, ma võtan tomatid. Võta. Minul ei ole lõikelaudus ega mina hetkel ei saa midagi teha, aga ma vähemalt kuulan ja vaatan. Oled toeks? Ma võtan küslaugus, on ju. Jaa. On üks nipp, on ju, et kuidas saab need ühe korraga kõik, et saad noa ja siis... Kõik tulid ära korraga. Päris ohtlik trikk, ma vaatasin. Ma vaatasin, et teile juba... Lapsed ärge kodus proovige, seda võivad ainult vanemad teha. Ütleme, et sellise kausi peale, ütleme, et siit lähevad enamus need tomatid, ütleme, siuke 3 küüslauguküünt on piisav. Aga mis siia veel läheb? Sa paned küüslauku 3 küünt? Jah. Ja me teeme enamik sellest tomatist ära. Mis edasi saab? Siis me paneme... No ideaalis oleks nagu hea teha pestoga, aga pesto on alati nii erinev ja mulle väga need ei meeldi, mis Eestis müüakse. Et seal võib olla küll, et see on nagu Itaaliast tulnud, aga see ei tähenda see, et see oleks Poolast tehtud. Et siis läheb ilusti basiilika siia ja võtsin siis ise kaasa Sitsiiliast otse värske oliiviõli. Väga mõnus. Kuna meil on tuttava, kes seda sealt toodavad. Aga tegelikult on nii, et me täna kasutame küll Fazeri siukseid ciabatta saiu, eks ole? Aga kui kellelgi on kodus rohkem aega, siis tegelikult on Tartu Millil olemas ka ciabatta jahu, nii et kui on mõni laupäev, kui tal on hommikul rohkem aega, siis saab teha ka täitsa sellest segust endale need ciabatta saiad valmis ja siis juba kõik selle kastme peale teha. Aga äkki siis, et mul oleks ka mingi tegevus, ma panen äkki need saiad meile ahju küpsema. Tröstime need õrnad läbi. Just. Aga selle ciabatta kohta veel öeldes, et ka selle Tartu Milliga on väga lihtne teha. See on nüüd äärmiselt lihtne teha ja samamoodi ka tavalisest jahust on väga lihtne, et ciabatta ei nõua üldse väga palju. Tartu Millil on ka kõik tavalised kodused jahud olemas. Just, et see on üpris lihtne, kuidas siis teha. Meil on mitme viljaleivad, meil on siin röstpükel. Mitme vilja, mida sa sooviksid kasutada? Me võime teha ilmselt mõlemad, sest maitsed on nii erinevad. Ja tegelikult meil on kaamerate taga ka inimesi, seega me võime teha neid rohkem. Kõigile. Just. Aga ma lõikan nad siis väiksemaks. No, sa ütlesid, et juba 4 sekund. Ei, see on väga hea. Selles suhtes, et töötab väga hästi ära. Mina täidan ainult ülesandid, mul on tööjõud. Produtsent ütleb, mis me tegema peame ja... Või üks leht basiilika. Väga lihtne, tehke kodus järgi, aga teeme need siis valmis ja siis saame järgmise roa juurde minna, milleks on meil täna väga-väga mitu pitsat. Just. Ühtlasi ka siis võtsin kaasa millegi, et tahaks anda proovida. Mis see on? See on nüüd siis natuke taipärane, aga chili on küpsetatud itaaliapäraselt valmis, et see on põhimõtteliselt moos. Et mis teeb ta taipäraseks on see, et see on magus. Aga me paneme seda siia sama ciabattale. Aga mitte teistega segamine, vaid lihtsalt natuke proovida. Olgu nii, teeme selle valmis. Okay. Sa moosi tegid ka ise? Ikka keetsin. Väga tubli.